Täna on sünnipäev ühel minu kõige parematest sõpradest Liisil. Palju õnne, kallis Liisukene, seda esimest korda. Ja me oleme täna väga mürarikkas kohas Pärnu maanteel, kus oli meie esimene elukoht Tallinnas, kui me 90. aastal lõpetasime keskkooli ja tulime Tallinnasse. Tegime kõigepealt oma toas remondi. Te mäletate 90. aastatel, kuidas värv haises. 3 nädalat terve koridor haises. Hiljem valvuri juurest võtmed, meil pidi olema kell 11 öörahu, aga meie tahtsime ringi kolada ja tahtsime tulla see kell, kui meie tuleme. Liis läks ja võttis, mina valvasin, et keegi ei näeks. Jäime muidugi vahele, sest lasime ka oma tuttavaid tagant uksest sisse. Aga asi lõppes meile mõlemale hästi ja me saime ülikooli lõpetatud. Nii et veel kord, väike meenutus sulle, kallis Liis, siit meie esimesest elupaigast Pärnu maantelt, kus me koos oma Tallinna elu alustasime. Sellel külmal detsembrikuul, kui siin laial tänaval on tuulekoridor ja on väga külm, me Oleviste kiriku ees pikka peatust ei tee. Aga me ju teame, Liis, et 20 aastat oleme me koos sinuga siin teinud kodutute tööd. Meil on siin tore armastav kogukond, me käime siin kirikus, me oleme siin laulnud ja siin on möödunud väga viljakad tunnid meie elust. Palju õnne sulle, kallis Liis. Ma arvan, et kogu Oleviste kogudus ühineb minuga. Lund sajab. Me oleme jõulude eelses ajas. Liisil on just jõuludeel sünnipäev ja minul on suvisel pööripäeval, aga meie armas koolimaja oli siin samas Viru ringil, kasvatusseaduste teaduskond, olime tunnis mantlitega, tulime, kolasime siin, jõime teed, siin oli lillelett ka 30 aastat tagasi ja ma vaatan praegu siin lilleletti ees, on mul siin tuttavad inimesed paistab. Poisid, seda minu poisid või? Tere, mis teete siin? Ostame Liisile lilli. Oi, kuule, aga ostame siis ära. Jah. Kallis Liis, aitäh, et mind väiksena kasvatada aitasid. Palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne. Me oleme jõudnud Veskimetsa ratsaspordibaasi ja siin ma näen, toimetab üks tuttav mees, üks tähtis mees valge hobusega. Peeter, sa oled sina? Tere, see on mina ikka, jah. Kuule, nii ilus valge hobune. Liisil on ju sünnipäev. Kas ta saab selle valge hobuse või saab ta sellega sõita? Selle valge hobusel on omanik olemas, aga sõitma saab ta siia tulla. Ja sünnipäeva puhul, Liis, kingime sulle ühe eratrenni sinu enda poolt valitud hobusega siit Tallist. Nii et, Liis, palju õnne sulle sünnipäevaks. Ole tubli tüdruk edasi. Palju õnne. Aasta võis olla kuskil 2008, kui ameeriklased korraldasid siin Lootuse festivali. See on väga suur 10 000 inimesega üritus ja mind kutsuti selle festivali kommunikatsiooni ja turundusjuhiks. Aga mina olin Jaak Aaviksoo nõunik tollel ajal ja ei saanud ametit maha panna ning kutsusin enda asemel endise Hansapanga turundusjuhi Liisi. Liis oli ümber maailma reisil, ütles ei, ta ei saa tulla, tal on vaja veel sinna tänna sõita. Me käisime väga peale ja lõpuks ta tuligi. Ja siis ta kadus 8 kuuks lihtsalt ära. Ja lõpuks sain ma teada, et süüdi on see mees, Viljem, sest siis tuli pulmakutse. Viljem, oli nii? No juhtus nii tõesti, et nende tuhandete seas, kes tulid siia festivalile, olin ka mina ja ometi ma olin üks paljudest, ma olin eriline sinu hea sõbra Liisi jaoks ja sellest järgneva 8 kuu pärast tõepoolest toimus siis laulatus ja sealt on palju muud head juhtunud ja täna on lapsed kasvamas ja tore, et Liisil on selline tore sõbranna ja minul tore naine. Ja meie oleme kokku suured sõbrad oma perekondadega, et kuna meid ei ole sünnipäeval kohal, palun vii siis meie kallile sõbrale need lilled ja kingitused tulevad nagu nii, et Viljem oli üks kingitus ja ma loodan, et Liis, meie oleme ka, et palju õnne sulle veel kord. Aga kuna ma ei saa ise oma kalli sõbra sünnipäeval osaleda füüsiliselt, siis ma kingin sulle, kallis sõber, sünnipäevaks mõned hetked meie ühiselt koos käidud teekonnast, mis on pikk, et mitte öelda pikk juba aastakümneid. Kui me koos lõpetasime Tallinna ülikooli, meist said säravad noored õpetajad või kui me olime 7-aastased esimese klassi õpilased ja meist said pinginaabrid. Igal juhul, kallis Liis, palju õnne sulle! Juhu!